Punktikujutis ja nõguspeegel. Ja jällegi on siin siis toodud välja 5 sammu, mida me selle joonise tegemisel peame siis silmas pidama ja millest siis joonise tegemisel lähtuda. Nii et punkt 1 ütleb meile siis kõigepealt, et kujuta joonisel nõguspeeglit. Ja mäletate, nii kumera kui nõgusa peegli joonistamine sai alguse sellest, et me märkisime ära selle kumeruse keskpunkti. Eks. Kuna me teame, et meil on tarvis ka sellist asja nagu peatelg ja fookus, siis ma joonistan kõigepealt siis ühe joone, mis saab olema meile selleks peateljeks. Ja vot nüüd ma peaksin siis joonistama, kas siis sirkliga või malliga ühe kaare, mis tähistab mul siis seda nõguspeeglit. Nõguspeegel oli siis peegel, kus peegeldav pind asus kera siseküljel. Nii et ma pean nüüd selle välise külje märkima mitte peegeldavaks. Nii. Eks ja nõgusa peegli puhul oli üheks oluliseks tegelaseks veel ka peegli fookus. See oli siis, eks ole, see koht, kus need paralleelsed kiired lõikusid ja mäletate, see fookus jagas raadiuse umbes täpselt 1/3 ja 2/3. Nii et 1/3 raadiusest jääb fookusest peegli poole ja 2/3 jääb siis sinna punkti C poole. Nii et kui me paneme siia peale joonlaua, eks ole, mul on ta 6,5 sentimeetrit, siis umbes kuskil siin 2,5 sentimeetri peal peaks see fookus olema, nii et siis 1/3 versus 2/3 on siis see suhe, mis see fookus raadiusega teeb. Ütlen kohe, et tegelikult see fookuse asukoht siin on skemaatiline. Päris õige asukoha saaksime me ikkagi niimoodi, nagu me tegime me sellel nõguspeegli joonisel, kus me siis võtsime 2 peateljega paralleelset kiirt ja vaatasime, kus nad lõikusid. Aga nende kiirte lisamine siia teeks selle pildi väga kirjuks. Ja sellepärast kasutame siis seda nii-öelda ligikaudset teadmist, et fookus jagab siis raadiuse suhtes 1/3, 2/3. Ja selle tööjuhendi esimese punkti täitmiseks peame me veel peeglist suvalisel kaugusel märkima ühe punkti. Ja teate, ärme päris suvaliselt seda punkti märgi, sest pildid, mis tekiksid siis, kui ma paneks selle punkti peeglile lähemale või siia kuskile fookuse ja keskpunkti vahele või keskpunktist kaugemale, tulevad üsna erinevad. Jõuame neid ka teha, teeme alguses kõige lihtsama ja märgime siis punkti, millele anname nime siis seekord B, kuskile siit keskpunktist kaugemale, suvalisele kaugusele, aga nii-öelda peeglist kaugemale, kui on see keskpunkt.
ja edasi laiskade, aga nutikate inimestena katsume teha nii väikese vaevaga selle kujutise joonistamise kui vähegi võimalik. No, me võiksime lähtuda muidugi samast põhimõttest, nagu me äsja tegime siis selle punkti kujutist tasapeeglil, et võtame 2 suvalist kiirt, vaatame, kuidas nad peeglil peegelduvad ja joonistame siis nende lõikepunkti. Aga me teame, et ilma mallita on meil võimalik joonistada 2 kiire käigus. 1 kiir, mida me ilma mallita saame joonistada, kui me teame, kus on fookus. Eks? Aga me teame, on siis kiir, mis on enne peegeldumist paralleelne peegli peateljega. Ja just nimelt sellise kiire käik teises punktis meil joonistada kästaksegi. Nii et nüüd me peame andma endast parima ja joonistama siis võimalikult selle peegliteljega paralleelse telje. Mul on ta siin kuskil 3,4 sentimeetrit. No, panen siia ka kuskile selle 3,4 sentimeetrit ja joonistan siis, eks ole, punktist lähtuva kiire, mis siis tähendab seda, et see kiir, mille ma joonistan, ei saa alguse mitte suvalisest kohast, vaid ta saab alguse just nimelt sellest punktist B. Ja see kiir on paralleelne selle peegliteljega. Ja vot nüüd kõik sellised kiired, mis on paralleelsed peegliteljega, nõgus peegli korral peegelduvad ja see peegeldunud kiir läbib oma teel selle peegli fookust. Nii et nüüd selle peegeldunud kiire joonistamiseks peame me omavahel ühendama langemispunkti ja fookuse. Kiir, mis on paralleelne peegliteljega, peegeldub ja läheb läbi fookuse. Nii, nüüd on meil punktid 1 ja 2 tööjuhendis täidetud. Punkt 3 ütleb, et joonesta samast punktist ehk siis punktist B lähtuva ning peegelpinnaga ristuva kiire käik. Kuidas peab kiir langema peeglile, et ta ristuks selle nõgusa pinnaga? Millist joont meil on vaja teada? Ristsirge raadius, eks. Nüüd me peame sättima selle joonlaua selliselt, et see joonlaud, et ma saaksin tõmmata joone, mis algab punktist B ja läheb siis peeglini läbi keskpunkti, sest ainult selline joon, mis läheb peeglile läbi keskpunkti, eks ole, kattub vähemalt osaliselt selle raadiusega ja selline mööda raadiust peeglini minev kiir on siis risti peegelpinnaga ja tema on siis see kiir, mis tuleb ja läheb sama teed mööda. Tööülesandes punkt 3 on täidetud.
ma kardan, et see 1/3 kasvab, et see on sul natukene liiga peegli lähedal. Aga põhimõtteliselt on 6. Ja no võtta see. Jah, sul on see punkt on liiga lähedal, aga no põhimõtteliselt jah, sul juhtub see asi. Et kuna me joonistasime, eks ole, need suhteliselt suvaliselt, siis eks nad meil tulevad ka natukene erinevatesse kohtadesse. Aga enam-vähem niimoodi kuskile siia peegli ette. Kuskile siia peegli ette see lõikumise punkt siis tekib. Nii et see on siis punkt, kus lõikuvad peegeldunud kiired. Ehk siis see kiir, mis alguses oli paralleelne ja peegeldumisel läks läbi peegli fookuse ja teine kiir, mis siis tuli tuldud teed pidi tagasi. Ja vot seda lõikepunkti me siis nimetamegi selle punkti B kujutiseks ja pidime ta siis tähistama sellise ülakomaga ja lugema, et see on siis B'. Nii et kui meie esimesel joonisel tekkis punkti kujutis peegli taha, eks, siis siin juhtub selline asi, et punkti kujutis tekib peegli ette. Aga selleks, et saada aru, mida teeb nõgus peegel esemetega, tegelikult ühest punktist ei piisa. Ja sellepärast ma jätan selle kommentaari, et mis juhtub nõgus peeglis esemetega natukese hilisemale ajale, kui me joonistame sirglõigu kujutist selles samas nõgus peeglis.